kartke ja rääkige kaasa ja nendest ülesannetest võtke nagu julgelt osa. Täna siis saage tuttavaks, proovige nautida seda. Esimene päev selleks, et anda sellele hoogu. Kes ütles 32? Tak, me ei olete nendega sõbrad enam. 29, passiva? 25. Spakt! No, nормально. Kärt. Nele. Henri. Hakka sulle mingi Henri mingi sükane see Art. Praegu on päris hästi läinud. Saame vaikselt tuttavaks teisega ja ma päris kartsin, et ma saan sellise tiimi, kes ei tööta üldse koos aga praegu on üsna hästi, sest et kõik on üsna mõistlikud inimesed ja tore tiim on. Ma küll ise ei tea, mis ees ootab, aga vähemalt olen saanud uute grupi liikmetega sõbraks ja mul on tunne, et mul on väga hea grupp. Ma ei oodanud, et see hirmus on, aga et see tuli oodatavast palju toredam ja siin on väga toredad juhendajad. Meil läheb üsna hästi, inimesed mõtlevad kaasa vahest, aga vahepeal on ka nagu jääb vaikseks. Seni see tundub päris tore tegelikult ja me saame nagu nende gruppidega Eesti hakkama ja saame asjad räägitud ja teeme päris palju sükseid väikseid mänge. Tõusevad üles need, kes on see aasta saanud frikadellisuppi. Meil läheb, mulle tundub praegu väga hästi. Kui algul oli võib-olla sellist natukene, et oi, et ma ei ole siin oma sõbraga koos ja kas gruppi saab vahetada, siis tundub, et praegu on meil päris tore ja asi on nagu käima läinud, et me teeme selliseid tutvumismänge praegu. Minu ootus on tegelikult see, et see grupp hästi toimima hakkaks, et nagu noorte oleks nagu hästi huvitav ja tore ja nad saaksid siit enda jaoks midagi põnevat kaasa ja see muudaks nende nagu suhtumist ellu, et neil jääkski see teadmine alati, et ma saan midagi muuta, et ma märkan, mida on vaja muuta, et see teadmine läheks nendele kaasa nende edaspidisel eluteel. Ma olen teinud ainult ühe ringi, mida me võiks teha ja juba on nii palju häid ideid, et kindlasti ma arvan, on hästi raske valida nende seast. Meeskond on väga tore. Ma alguses kartsin, et võib-olla mõned, kes ei tööta kaasa, aga tegelikult ma näen, et nendest kõikidest need kõik tegelikult tahavad koostööd teha ja seda on hästi tore kuulda. Ma arvan, väga paljudel nad tunnevad, et nende vanavanemad on natuke kõrvale jäetud, et võib-olla siis aidata ja toetada neid. See projekt on väga huvitav ja tore on olla osa sellest. Varem on meil kogu aeg olnud lihtsalt õppimine siin ja ei ole nagu saanud ise midagi luua. Tampsaare pargis inimesed laaberdavad ja joovad, veibivad, teevad narkootikume ja see ei ole okei. Meeskonnal liikmeid ma usaldan väga palju, kuna muidu ei tuleks tulemust. Mida ma kirjutan ChatGPT-le üldse? Meil on vaja mingit toredat teksti. Me hakkame helistama lastekodudesse ja siis hakkame neid küsitlema mingi, et kas... Kuidas neil laste elu on? Jah, et kas nagu, mis nad arvavad need lastega laste kiusamisest. Me lähme siis Nõmme peale ringi liikuma ja küsima inimestelt siis, et mis nemad arvavad, kas lastekodu lapsi siis väärkoheldakse ja mida saaks teha, et seda parandada. Kiusamist olen pealt näinud ja kogenud ei ole õnneks,
aga kindlasti ei peaks kiusamist avaldama ja nagu inimestele pähe toksima, et see ei ole normaalne käitumine. vaatame, mis homme saab.